Vene kaubalaev Ursa Major uppus Vahemeres, kandes endaga palju suuremat kahtlust kui lihtsalt tavalist tööstuslikku lasti. Allveelaeva tuumareaktoritega seotud komponendid, mis olid tõenäoliselt mõeldud Põhja-Koreale, sellel kolmapäeval, 2026 aasta 13 mail. Juhtum sai hoogu juurde, kuna rahvusvahelises meedias viidatud uurimised näitavad, et laev kuulus niinimetatud Vene variflooti. Lahkus Sankt-Peterburist väitis, et suundub Vladivostokki, kuid võis varjata Moskva strateegilist missiooni, et toimetada tundlikku tehnoloogiat Kim Jong-uni režiimile. 2 meeskonnaliiget hukkus, 14 päästeti ning laev lebab nüüd umbes 2–2,5 kilomeetri sügavusel. Piirkonnas Hispaania ja Alžeeria vahel on veelgi tugevam spekulatsioon, nimelt Ameerika Ühendriikide otsene seotus selle tragöödiaga. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida on nähtud usaldusväärsuse standardis. Milson Alvese. Mängus polnud ainult merel kadunud laev. Laev kuulus Oboron Logisticale ettevõttele, mis on seotud Venemaa kaitseministeeriumiga ja mis on Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu sanktsioonide all. Ametlikult mainis manifest 129 konteinerit, kraanasid ja tööstusseadmeid. Kuid Associated Pressi andmetel ütlesid Hispaania võimud, et kapten ise mainis 2 tuumareaktori komponenti ilma tuumakütuseta, mis on sarnased allveelaevades kasutatavatega. See detail muudab loo kaalu. Siin ei ole tegemist kiirguse levikuga meres, vaid võimaliku katsega viia tundlikku sõjatehnoloogiat riiki, mis juba niigi esitab maailmale väljakutseid rakettide, tuumakatsetuste ja pidevate ähvardustega. Uppumine toimus 2024 aasta detsembris Hispaania kaguosa ranniku lähedal, pärast plahvatusi masinaruumi piirkonnas. Vene versioon viitas sabotaažile ja mainis isegi terrorirünnakut. Läänemeedia poolt viidatud uurimised tõstatavad võimaluse, et välisjõud sekkusid, et takistada lasti kohale jõudmist. The Guardian teatas, et enne kaubalaeva kadumist Vahemere põhja tuvastati miiniplahvatustele sarnaseid seismilisi signaale. Tähelepanu äratas ka ühe Vene sõjalaeva käitumine, mis väidetavalt võttis päästeala enda kontrolli alla ja raskendas välisvaatlust. Siin tulebki mängu Trumpi vari. Puuduvad avalikud tõendid selle kohta, et Donald Trump oleks andnud korralduse võtta midagi ette Vene laeva vastu. Kuid spekulatsioonid kasvavad, sest sellist tüüpi operatsioonid, kui need hõlmavad tuumalasti, tekitavad alati varju. Venemaa, Põhja-Korea ja Vahemere piirkonnas ei toimu sellised asjad peaaegu kunagi ilma suurriikide, näiteks võimsa Ameerika luure teadmata. CNN teatas Ameerika Ühendriikide lennukite lendudest, mida kasutati tuumasignaalide tuvastamiseks laevahukku piirkonna kohal. Aastatel 2025 ja 2026. See näitab, et Washington jälgis juhtumid äärmise tähelepanuga. Trumpi ajal muutub poliitiline tõlgendus veelgi karmimaks. Kui Moskva üritas anda allveelaevade tuumatehnoloogiat üle Põhja-Koreale, oleks Valgel Majal strateegiline põhjus seda jälgida, paljastada või toetada kaudset tegevust selle tee sulgemiseks. Kahtlus suureneb veelgi, sest Venemaa ja Põhja-Korea on pärast Ukraina sõja algust oma sõjalist koostööd laiendanud. Rahvusvahelised raportid on näidanud, et Põhja-Korea on saatnud Moskva toetuseks laskemoona, rakette ja isegi vägesid. Kui palju on Venemaa aidanud Põhja-Korea tundlikes sõjalistes valdkondades, sealhulgas raketi- ja satelliiditehnoloogias? Kui Ursa Majori komponendid olid tõepoolest seotud allveelaeva reaktoritega, võib poliitiline tasu olla selge. Ka asukoht ei tundu juhuslik. Vahemeri on tundlik marsruut, mida jälgivad mereväed, satelliidid, andurid ja lääneliitlased. Sanktsioneeritud Vene laev, millel on sõjaline eskort ja mis veab raskeid esemeid ning väidetavalt ei deklareeri kogu lasti, ületab piirkonda, mis asub NATO riikide lähedal, see muudab selle loomulikuks jälgimise sihtmärgiks. Hispaania päästis ellu jäänud ja küsitles meeskonda, kuid vraki sügavus takistas lasti lihtsat kontrollimist. Venemaa püüdis narratiivi kontrollida, nimetades juhtunut sabotaažiks. Aga probleem Moskva jaoks on see, et juba ainuüksi kahtlus tuumalasti suhtes põhjustab diplomaatilist kahju.
Kui last oli tavaline, siis miks kapten mainis reaktori komponente, kui reis oli vaid Vladivostokki? Miks viitavad nii paljud märgid võimalikule salajasele marsruudile, mis hõlmab Põhja-Koread? Need küsimused toidavad kaost, sest Moskva ei seisa silmitsi ainult kaubalaeva kaotusega, vaid ka võimaliku salajase sõjalise ülekandmise võrgustiku paljastamisega. Kõige tugevam ajalooline võrdlus pärineb Kuuba raketikriisist 1962 aastal. Sel hetkel kehtestas John Kennedy Kuuba ümber mereblokaadi, et takistada Nõukogude Liidul jätkata ründava sõjalise varustuse saatmist saarele. Loogika oli lihtne. Kui rivaalitsev suurriik püüab muuta tuumatasakaalu meretranspordi kaudu, muutub meri esimeseks tõkkeks. Ursa Majoroi juhtum järgib sama strateegilist loogikat, kuigi teises vormis. Avaliku kõnet blokaadi väljakuulutamiseks ei toimunud ega olnud ka avatud lahingut laevastike vahel. Aga olemus on sarnane. Takistada tundliku tehnoloogia jõudmist vaenuliku režiimini, enne kui probleem suuremaks kasvab. Ka teised riigid on varem tegutsenud enne, kui vaenulikud tuumaprogrammid on edasi arenenud. Iisrael hävitas 1981 aastal Iraagi Osiraki reaktori, sest nad hindasid, et Saddam Hussein võiks muuta tuumavõimekuse eksistentsiaalseks ohuks. 2007 aastal ründas Iisrael rajatis Süürias, millel hilisemate hinnangute kohaselt olid deklareerimata tuumareaktori tunnused. Need näited näitavad, et kui valitsused mõistavad, et tuumatehnoloogia võib sattuda vaenlaste kätte, järgneb vastus tavaliselt enne täielikku avalikku kinnitust. Vene laevajuhtum kuulub sellesse sünkjasse traditsiooni. Ohtu ei jääda ootama, kui last võib muuta terve piirkonna sõjalist tasakaalu. Trumpi jaoks võib Ursa Majori hukk muutuda poliitiliseks relvaks Putini ja Kim Jong-uni vastu. Kui Valge Maa suudab väita, et Venemaa üritas anda Põhja-Koreale allveelaevade tuumatehnoloogiat, juhtum tugevdab seisukohta, et Moskva kasutab Ukraina sõda ohtliku sõjalise liidu loomiseks isoleeritud režiimidega. See tugevdab ka survet sanktsioonideks, merejärelevalveks ja luuretegevuseks Vene varilaevastiku vastu. Isegi ilma seotust tunnistamata võib Trump seda juhtumit ära kasutada, et näidata, kuidas tema jõupoliitika surub vastaseid nurka. Enne, kui nad jõuavad tundlikke osi meritsi liigutada. Nüüd seisneb järgmine samm 3 suunas. Hispaania hoiab uurimise raskust enda peal, kuid vraki sügavus muudab igasuguse lihtsa visuaalse tõendi leidmise keeruliseks. Ameerika Ühendriigid ja liitlased võivad kasutada satelliidiandmeid, meresensoreid ja navigatsioonikirjeid, et taastada laeva tegelik teekond. Venemaa omalt poolt peaks jätkama tuumasalakaubanduse versiooni eitamist ja püüdma käsitleda juhtumit kui rünnakut tsiviillaeva vastu. Samal ajal jääb Põhja-Korea kahtluse keskmesse, sest ta oleks võimalik kasusaaja lastist, mis võiks kiirendada allveelaeva ambitsioone ja suurendada ohtu Vaikse ookeani piirkonnas. Mina olen Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alvese.